Tere, Ants! Tere jälle. Maailm on nüüd mitu tiiru peale teinud viimasest korrast. Meil on olnud rasked ajad ka vahepeal, aga me ikkagi jätkame oma selle vlogindusega. Me oleme saanud maailma kuulsaks vahepeal. Tõsi. Ja meist on kirjutatud juba ja Mis nad arvavad siis? väga hästi arvavad. Aga täna me räägime robotitest. Ah soo. Ma olen näinud telekas need jaapanlased väiksed. Kes teeb sulle toidu ette ja kes peseb sind ja kes kallistab ja naine jätab maha, siis on naise eest ja... Aga kuidas sa tunned ennast, kui robot kallistama tuleb? Tal tuleb hellusoog peale. Ta on kõva. Eriline vaade nende naiste kohta. Naine peab olema niisugune hea, armas, pehme, hea katsuda. Voh. Ja kui nüüd mõelda need kriteeriumid, siis robotitel annab ikka veel areneda enne kui jõuda nii kaugele. Muidugi, ennem tehakse tank, mis läheb sõtta ja mehi pole vaja, aga et ta naise eest sulle tuleb kuskile voodisse või võtan sul ja pehmeks nad saavad ta teha ja eks nad teemad puhuvad täis ja ongi pehme, aga no jah, see pole ikka see. Aga kui sul on siin robot Mario on nurgas ja ütleb, et Ants, aeg on võimelda. Kas hakkad roboti käsu peale võimlema? Hakkaks küll. Hakkaks küll või? Ei, ma ütlen, siin on teatud mõtted, see on vaja nihukesel vana inimesel tagasi tõukajad, tagant tõukajad tegelikult ütleme. Nii et ausalt ka, et kui robot ütleb, et nüüd hakka võimlema, näitab sulle isegi ekraani peale ülesanded ette, siis sa teeksid. Või nädal aega teeksid ja siis ütleksid, ma lülitan su kinni ju. Ei, ma ikka teeks. Teeks, jah. Ja. Aga kui mõelda, mis asi see üksildus on? Üksildus? Tea, ei ole elus suurt ette tulnud, mul hea naine hästi hoolitseb. Aga sõber Arvo lapsepõlvest 45. aastast siin ütleb, tema oli vahepeal ja siis ma turgutasin teda sellest üksindusest. Tead, mis see robot tähendab, mis see sõna, kust see sõna tulnud on? Võib-olla vanast kreeka keelest või kuskilt see ei ole. Palju lihtsam. Noh. Robota. Venelane kurat. Ei, tšehh. Tšehh. Tšehhi sõna robota ja see tähendab tõlkes mitte lihtsalt töö, vaid orjatöö. Ah soo. Ja robotid on mõeldud algselt tegema tööd, mis on nüri. Või siis tegema tööd, mida tehakse sellises keskkonnas, mis on nagu ebamugav või riskantne. Või siis tegema tööd, kui inimene ise enam ei suuda teha. Aga kui me nüüd räägime üksildusest, et sina pead Arvot stimuleerima, et ta ennast kokku võtaks ja eluga edasi läheks. Kas see on nüüd nüritöö või kas see on see töö, mida sina ei suuda teha? Ma arvan, et ma olen selle ei suuda. Võib-olla selle peale rohkem mõtlen nii. Sellest, et seelkene asi nõuab kole järjepidevust, läbimõtlemist, ettemõtlemist, kontrollimist, lugemist, info saamist igat pidi omale sisse. Muidu ei saa ju seda õiget otsust teha. Ja see on raske töö teisest inimesest aru saada ja veel olla järjekindel ka, et ta lööb käega, vingub vastu. Muidugi kindlasti tulevikus läheb selle poole, et nendel on niisugune programm sees, et ta vestleb minuga nendel ette antud teemadel põhjalikult. Ma seal robotite näitusel siis läksin juurde. Selle roboti kohta öeldi, et temalt võib küsida kõike. Ma siis küsisin, mis on Eesti rahvaarv? Hea küsimus, arvatavasti piisavalt. Jaapani robot. Jah, aga no kustas me siis saame arvata, et ta minu hingeelu kohta midagi teaks, kui ta isegi ei oska arve ütelda. Hingeelu sisse neid külgulamus tuua ei või seda, sest vabalt, et sa selle hinge sinna sisse puhu. On proovitud igasugused masinaid keskajast kuni vaimudeni, mis kuskil pidid lehvima.
aga kuule, kas siis vanema inimese kaaslane ei peagi olema hingeline kaaslane? Väga hingeline. No, aga siis ju robot ei sobi. No ma räägin ka, et ei sobi, ma olen nõus suga 100%. Võib-olla kunagi, võib-olla 50-100 aasta pärast jookseb sul nagu koer ketiga järgi ja kõik. Lähed poest mööda, robot paneb sisse, toob sulle ilusti topsiga kohvi, eks ole. Aga vaata, kõik need näited on, et sinul on robotit vaja. Sina tahad topsiga kohvi ja sina tahad, et ta sul järel jookseb. No. Aga temal sind ei ole vaja. Ei noh, sellepärast on ta mõeldud, ta on vajalik meile. Mina ise olen küll mõtelnud, et see on ühepoolne. Minul on teda vaja, aga mul on ka vaja seda, et temal oleks mind vaja. Oi, see on nii kaugel see asi, ma ütlen sulle. Ennem kui sa talle saad selle tundega mõistuse vähema, vaevalt, et robot. Aga praegu tehakse robotid niimoodi pigem vastupidi, et jumala eest, mul ei ole temaga mingeid kohustusi. No jah. Et see on kohe nagu, see on nagu eesmärk. Aga sa ju ütlesid, et ta on ori. Oleneb, misukest robotit sa tahad. Mida tähendab inimkonna areng, ütleme. Ja siis kindlasti peavad sinna asja, siis kui see nii kaugel ükskord jõuab, peavad leidma filosoofid, kes mõtlevad selle asja läbi. Üks oht on nende robotitega ka, et kui need kasutusele võetakse, kas või siia toitu tegema, siis jääb see inimlik kontakt veel väiksemaks. Sest kõik teised inimesed arvavad, lähedased sul, et küll see robot teenindab sind ja nad käivad veel vähem. Ta läheb parem sinna palmi alla, meil siit peesitab, robot sakib siin sul lastega ja vanamama, ema, isa ja nendega ja tema on seal. Ja see lähebki võib-olla niimoodi välja. Tervise Arengu Instituut on arendanud välja roboti. Ka? Jaa. Siin meil Eestis? Siin meil Eestis. Ta vallab kohe sugu. Et ma näitan seda robotit sulle. Ja see robot on mõeldud selleks, et kui sul tuleb tahtmine võtta pits, siis selle asemel, et sa hakkad jooma, pöördud roboti poole. Stress on siin, olen üksik, und ei tule. Ma ei tea, ma panen siis välja. Mis oleks, kui proovid oma mured üles kirjutada? Mis ma nüüd vastan talle siis, milleks? Aga millal sa viimati puhkasid? Lõugastu, võta enda jaoks aega. Rahustav hingamine aitab samuti. Hinga sisse. Hoia hinge kinni. Hinga välja. Hinga sisse. Hoia hinge kinni. Nii, nüüd ta soovitab, et helista mõnele sõbrale ja lobise. Mis ongi, et temal endal ei ole midagi enam öelda. Ei ole midagi enam öelda ja abi peab tulema ikkagi teiselt inimesed. Nii et robotitest on kasu tööde tegemisel ja kohustuste täitmisel. Robotid saavad meid tagant sundida ja Antsu näiteks regulaarseks võimlejaks arendada. Aga üksilduse murdmiseks tuleb ikka inimestel omavahel kokku saada. Nagu Ants rääkis, on see keeruline töö, mis nõuab peale hakkamist ja järjekindlust. Mis oleks, kui robotid just selles asjas inimesi aitaksid? Nad võiksid inimesi eest vedada. Ehk robot ei peaks tikkuma inimese sõbraks, aga ta peaks tagant tõukama, et sõbrad kokku saaksid. Kas siin ei olegi see asi, et robot võiks seda teha, et organiseerib ja inimesed tulevad just kohale? See on see, mida inimene ei suuda või ei jaksa või ei viitsi, siis võiks robot teha. Aga mitte nii, et robot teeb seda asja, mis peaks ikkagi inimese töö olema. Lõpetame siis selle roboti teema ära, teeme veel roboti tantsu. Nupid. Aitäh.
Thank you.